No mis asi kõigepealt auto remondimehe jaoks kübemefilter või kuidas ta üldse nimetatakse, mis asi see üldse on ja mille jaoks ta on? Lühend on tal DPF-filter diislitel siis, et tegu on sama asjaga, mis on bensuautol nii-öelda katalüsaator, on diislitel siis tahmaosakeste puhastamiseks ja looduse säästmiseks pandud süke filter vahele. Selge, ütleme niimoodi, et see kübemefilter on omadega nüüd õhtul, mis siis saab? No olen kuulnud, et lõigatakse neid vahelt välja, aga ei soovitata seda teha, et hetkel on ta küll hea odav lahendus, siin võib-olla tunni-kahega kuskil lõigatakse seda ära, uus maksab kuskil 300 kuni 1500 eurot. Tarmo, täna oleme me tulnud Statoili juurde ja täitsa põhjusega, kuna me oleme juba STP tooteid siin riiuli peal näinud, aga sa tulid meie juurde jutuga, et ikkagi midagi uut ja midagi sellist vana ja head. Et hakkame otsast pihta, ma saan aru, et üks põhiline, millest räägitakse siin sügiseel on ikkagi kübemefilter jällegi. No nii ta on jah, kübemefilter on tegelikult loodetavasti selle auto all aasta ringi, aga võib-olla see periood hakkab nüüd jah, me oleme kõik linnas tagasi ja istume järjest tihenevates ummikutes ja tõepoolest on tänapäevasel diiselautol üsna raske seda tahma sealt seest ära põletada. Piltlikult öeldes tahmafilter ju vajab kõrget pööret, öeldakse ju vanasti soovitati sõita 3. käiguga maanteel pikalt, et see asi ära põleks seal sees. Kas ma saan õigesti aru, et selle vahendi eesmärk võiks olla siis madalamatel pööretel selle põlemisprotsessi kiirendamine? No nii ta tegelikult teeb jah, aga me ei soovigi siin minna hirmus teaduslikuks, et ta tõepoolest ta aitab teil madalamatel pööretel, madalamatel temperatuuridel selle tahma sealt seest välja põletada ja tsüklid, mis reeglina kipuvad linnaliikluses pooleli jääma või üldse ei jaksa alata, siis seda kasutades ta lihtsalt, mina olen kasutanud oma autodel algusest peale seda ja ma ei ole nagu kordagi ühtegi probleemi näinud. Samas ümberringi kuulen ma ikka jälle, et just sügisel kuskilt puhkustelt linna tulles või lihtsalt kui rahvast on rohkem liikluses ja käib ju meil selline pendeldamine linna vahel, lapsed kooli, lapsed trenni. Kõik linnaristmikud, mis veel liikluseks avatud on umbes ja ega sealt on kerge tulema, kui see võib-olla tahmafilter on niikuinii umbe minemise ääre peal, siis võib-olla see vahend nagu päästaks selle ära, ta jaksaks ennast tühjaks puhastada, vastasel juhul peate te pöörduma kas teenindusse, kus see asi tehakse vägisi ja raha eest või kehvemal juhul ei aita see ka enam, peate tahmafiltri välja vahetama. Statoilis oleme ju tegelikult täna põhjuse pärast, lapid on need, mida me oleme tutvustanud, head mugavad ja need vist kampaaniaga käimas. Jah, kampaania käib endiselt Statoili jaamades ja siit leiate meie vahenditega niisutatud lapid erinevateks olukordadeks, erinevate autonurkade jaoks ja ka aplikaatorid on siin täiesti olemas. Ka kõik need lisandid on siin olemas müügil ja meie ilmad hakkavad muutuma selliseks heitlikuks, et lisandite peale tuleks mõtlema hakata, kes seda kogu aeg ei tee, siis nüüd oleks see aeg käes. Ja kuna saate režissöör palus vanaema seekord mängust välja jätta, siis ikka soovitan, et võtke see kompliit lisand praegu nüüd veel, sõitke kuskile, ärge sõitke vanaema juurde, sõitke kuskile mujale ja kasutage seda lisandit, tehke ta jälle ennem ilmade muutumist see auto endal puhtaks ja sealt edasi siis juba tavalisanditega, millest me kindlasti järgnevates saadetes jälle räägime ja meelde tuletame.